Siilipoiss Seppu ja uus elanik. Metsatukas käis elu rahulikus rütmis. Päike sillerdas kaste märgadel lehtedel ja sipelgad marssisid mööda samblaradu. Seppu istus sambla peal, vaatas taeva poole ja ohkas sellise ilmega, nagu oleks vähemalt 4 korda maakerale ringi peale teinud ja nüüd igavusse suremas. Ta igatses seiklusi, selliseid, mis krutivad südant ja panevad varbad surisema. Aga iga päev möödus turvalises vaikuses. Isa sorteeris puulehti nagu kullapuru ja ema sättis porganditele mütse, mis lõhnasid hoolimise järele. Seppu armastas oma kodu ja metsa kogu südamest, kuid hinges oli ta rändur ja seikleja. Aga ühel varahommikul kuulis ta midagi uskumatut. Pasknäär karjus üle metsa. Tähelepanu, uus elanik! Metsatukka tuli uus elanik! Kui Pasknäär midagi kuulutas, oli see tihti ka liialdus. Näiteks eelmine kord kuulutas ta, et järve oli kolinud delfiin. Kuid see oli tegelikult kobras, kes lihtsalt lärmakalt vette platsatas. Aga seekord tundus asi väga päris. Emme, keegi kolis siia, ma pean kohe tervitama minema. Käiakse ju soolaleival. Kas soolaleivale kook ka sobib? Ema naeratas ja puhastas kiirelt pliidi. Kui sa selle ahju saad ilma kogu kööki jahuga puistamata, siis palun väga, sinu rabarberikook on suurepärane kingitus soolaleiva asemel. Seppu sidus põlle ette ja hakkas kohe pihta. Ta ei tahtnud hetkegi aega kaotsi lasta. Jahu lendas, muna prõksus, aga lõpuks kuldne, särav, lõhnav rabarberikook tuli ahjust välja kui tõeline meistriteos. Isegi isa tuli hõrgutava koogilõhna peale uksele. Oo, siin lõhnab nagu pagari töökoda. Kui sa nüüd köögi ka kenasti ära koristad, siis luban, et ainult nuusutan seda kooki. Seppu sukeldus koristamisse. Ta püüdis jahupilvi, korjas kokku munakoored ja ajas viimase tolmurulli ka kapi alusest välja. Nüüd võib kas või president külla tulla, hüüdis Seppu. Isa naeris. Või pagarite kuninganna, sinu ema. Seppu asetas koogi hellalt kandikule, joonistas juurde suure südamega kaardi ning väikese ristsõna, et kingitusel oleks ka üllatus sees. Siis võttis põlle eest, naeratas endamisi, lehvitas emale isale ja asus teele. Uus elanik oli kolinud nende kodule päris lähedale, vanasse tammemajja, mille Ilves Indrek oli ehitanud, kes nüüd töötas mägironimisõpetajana Munamäel ja pidi seepärast ära kolima. Aga väärikas ja vana tammemaja oli tõeliselt uhke ja ilus. Seppu jõudis väravani ja jäi paigale. Süda põksus, nagu oleks see ise tahtnud joosta enne teda kohale. Aga mis siis, kui ta ei taha kooki või külalisi või on rabarberi talumatu? Ta vaatas kandikut ja kooki. Korraks tuli tahtmine lihtsalt ringi keerata ja tagasi koju jalutada ja just sel hetkel, kui ta astus sammu eemale, kostis krõpsatus. Seppu pöördus. Tema silmad läksid nii suureks, et oleksid peaaegu prillideks muutunud. Tema ees seisis hiiglaslik ämblik, must nagu öö ja seljal valge rist. Appi! Seppu käed hakkasid värisema, kook kõikus. Nüüd on kõik. Ma ei saa mitte kunagi teada, kas elevandil oli plaan Eestisse talvekodu ehitada või mitte, jõudis ta mõelda. Kas põgeneda või hüüda appi? Kas oled viga saanud? Kostis ootamatult pehme, aga kummaliselt madal hääl. Ämblikonu seisis otse Seppu ees, pikk ja varjuline, aga silmad heledad ja soojust täis. Seppu neelatas ja pilgutas silmi. Ei, ma pole viga saanud, ütles Seppu rutakalt, kuigi süda tagus nagu trumm. Ma lihtsalt, ma ei teadnud, et
te olete, selline suur ja mitmejalaline. Ta tõstis koogiga kandiku 2 käega ettepoole. Ma tõin kooki. Mõtlesin, et olete uus elanik siin metsas ja kolimisest kõht tühjaks läinud. Aga kui te olete rabarberi vastu allergiline, siis ma võin homme mustikakoogiga tagasi tulla. Oi, kui tore, rõõmustas ämblik. Tõepoolest, siin on praegu nii palju toimetamist, et mul pole olnud üldse söögi peale aega mõelda. Ma olen arst, mõtlesin juba, et keegi tuleb haavaga. Tavaliselt tullakse siis, kui küüs on paigast või saba krambis. Tule aga edasi. Saingi just aiamööbli ära paigutatud, nagu oleksin ette teadnud, et sa tuled. Kuidas su nimi on? Küsis Seppu, kui nad juba arstionu aeda sisenesid. Mina olen ämblik Enno, endine linna kiirabiarst, praegu metsameditsiini huviline. Seppu silmad läksid põnevusest veelgi suuremaks. Ausalt öeldes, kui ma sind praegu nägin, mõtlesin, et sa oled mingi metsakooli hirmutamisõppejõud, selline, kelle peale kännud kiljuvad ja käbid ronivad puu otsa tagasi. Aga tegelikult seod sa haavu ja tupsutad laubale kummelikompressi. See on, üllatavalt soe vahetus su karvasele ja kõhedale väljanägemisele. Siis tõmbas Seppu end sirgu ja tutvustas naeratades. Mina olen Seppu, siilipoiss ja unistaja ja tänasest vist ka sõpruse algataja. Koogist sai kohe hitt. Seppu ei jõudnudki küsida, kas maitseb, kui Enno endale juba 3. viilu lõikas. Enno pakkus juurde veel piparmünditeed, mille aur tõusis kruusidest ja jutuvadin võttis hoo sisse. Räägi mulle mõni lugu, palus Seppu. Mõni neist, kuidas sa kedagi terveks tegid. Enno silmad särasid. Oo jaa, näiteks harakas Harald. Tuli ühel päeval krääksudes kohale ja ütles, et kõik leepub ta külge. Lusikad, naelad, isegi üks metsatee pealt leitud pastakas. Selgus, et ta oli tööriistakastist uudistades alla kukistanud väikese magneti. Andsin talle kõrvitsa suppi, soovitasin metallist eemale hoida ja ootasin. Lõpuks sai magnet ise aru, et peab lahkuma. Nüüd käib Harald ringi sildiga, mitte magnetiline, võid turvaliselt läheneda. Seppu turtsatas naerda. Ja Tigu-Tiina, jätkas Enno, tema saabus ühel hommikul paanikas, süda kloppis, silmad punnis. Selgus, et ta oli proovinud esimest korda kohvi, tahtis energiat. Üks lonks ja ta kihutas oma teokarbiga kohe vastu kiviaeda. Võtsin siis piparmündipadja, nühkisin temast kofeiini välja ja selgitasin, et tempo pole kõik, mida elult vaja. Nüüd joob ainult kummeliteed ja räägib rahulikumalt kui ükskõik milline puujuur. Jutud keerlesid nagu siid-niid ämbliku võrgus, kerged ja säravad. Iga sõna tõi kaasa uue naeru ja igas nurgas oli tunda sõprust. Lõpuks küsis Seppu, aga miks sul see valge rist seljal on? Enno muheles. See rist oli mul juba titena seljas. Teistel ämbliku beebidel olid triibud või täpid, aga minul rist. Ema ütles kohe, et see tähendab abi ja hoolimist, et minust saab arst. Ja nii ma hakkasingi kõigepealt ussikestele leheplaastreid panema ja määrisin kärbeste põrutanud tiibumeega. Põhimõtteliselt sündisin meditsiinikotiga. Mulle väga meeldib teisi aidata. Kas ma tohin sulle mõnikord appi tulla? Küsis Seppu pisut kohmetult, aga lootusrikkalt. Enno kratsis ühe jalaga lõuga ja muigas. Kui sa ei kohku tagasi, kui mõni limane konn nõuab jalale kapsa kompressi ja kui sa suudad tõsise näoga kuulata lauseid nagu mul krõbiseb kõrvus komm, siis tere tulemast mu meeskonda, doktor Seppu. Mets ei vaja ainult ravimeid. Mets vajab ka kuulamist ja kannatlikkust ja vahel ka üht julget siilipossi, kes pealegi toob nii maitsvat kooki. Arst Enno sirutas ühe karvase jala nagu pidulikuks käepigistuseks.
Sellest päevast peale sosistas mets midagi uut. Lehtede vahel kõlas kergem sahin ja isegi oksad näisid naeratavat. Sepu sai aru, et mõnikord tuleb lihtsalt koputada kas või veidi väriseva käpaga, kuid vastu võib avaneda midagi suuremat, kui ta oskas oodata. Ja nii sai alguse üks täiesti uus lugu. Kook, ämblik, sõprus ja üks väga vapper siilipoiss nimega Seppu.